Tere hommikust, kõik kallid filmisõbrad ja loomulikult PÖFFi sõbrad. Minu nimi on endiselt Helmut Jänes ja mina olen PÖFFi programmi koostaja ja täna olen mina selleks siin, et teile anda siis mõningad päeva filmisoovitused. PÖFF on tänaseks jõudnud tegelikult poole peale. See tähendab, et PÖFF kestab veel 9 pikka päeva. Meil on ees veel mitusada seanssi, 10 filme ja ma loodan, et minust on täna abi, et saaksite natukenegi suuniseid, kuidas selles filmide rägastikus orienteeruda. Ja valisin siis välja täna 3 filmi, mida teile soovitada. Ja esimene filmisoovitus läheb India filmile Armastus ja Shukla, Love and Shukla. Ja kui mõned päevad tagasi ma rääkisin lühidalt teile India filmist Mem, siis tõin selles filmis esile selle filmi sünge tonaalsuse. Ja nüüd Armastus ja Shukla on vastupidiselt tegelikult helge film, aga neid mõlemaid filme ühendab ikkagi see, et nad analüüsivad väga teravalt tänapäeva India ühiskonda. Kui film Mem tegi seda ühe väikese tüdruku vägistamise kaudu, siis Armastus ja Shukla analüüsib siis tänapäevast India olukorda sellisel tasandil, et miks endiselt väga noored tüdrukud peavad abielluma, miks väga paljud noored mehed on õnnetud ja kogu see film keerlebki tegelikult sellise õnnetuks olemise ümber. Selle filmi peategelane on riksajuht, kes ütleme, meie mõistes on taksojuht, kes sõidutab suurlinnas siis rikkaid kundesid. Ta kuulab nende jutte, nende muresid, nende rõõme ja õhtul läheb tema ikka õnnetuna oma koju, kus ootab teda ees siis ema, isa, tema noor naine, kes teda ei mõista. Ja tegelikult on üsnagi trööstitu olukord selles filmis, aga selles filmis tuleb tähele panna ikkagi seda, et meile antakse see õrn lootuse kiir, et need tegelased ei jää filmi lõpuni õnnetuks, et kogu aeg käib ikkagi selline õnne otsimine, koha otsimine selles maailmas ja jah, et kui isegi filmi tutvustusest võib jääda mulje, et film võib olla pigem selline kurb ja trööstitu, siis tegelikult ma ütleks, et see on väga hea komöödia lihtsalt tõsistel teemadel. Siis meie tänane päeva teine soovitus läheb filmile, mis kannab pealkirja Neetud 2 Soomemaa vaated. Selle filmi režissöör on 83-aastane Soome-Rootsi kirjanik, poliitik, lavastaja, produtsent Jörn Tonner. Ja Jörn Tonner on meie festivali, tänavuse aasta festivali elutööpreemia laureaat, kes sai oma auhinna kätte just eile kinomajas ja kui ta laval väikese kõne pidas, siis mulle endale jäi meelde tema ütlus, et kuigi on möödunud 45 aastat sellest, kui ta tegi filmi Neetud Soomemaa vaated, ja nüüd siis on värskelt teinud valmis filmi Neetud 2, siis see 45 aastat tundub küll pikk aeg ja väga palju on muutunud, aga mis pole muutunud, on inimesed ise. Et tegelikult kui nüüd seda Neetud 2 hakata vaatama, siis ma soovitan kuskilt interneti avarustest otsida üles Jörn Tonneri esimese filmi Neetud, mis valmis siis 1970. aastal. Äärmiselt huvitav, naljakas, kole, räpane, samas ka ilus ja vigureid täis selline dokumentaalne uurimus Soome ühiskonnast, kus siis Jörn Tonner käib mikrofoniga mööda linnatänavaid, küsitleb noori, mis on elu mõte. Elul ei olegi mõtet, saame me teada. Ja tegelikult, kui ta ka täna, ütleme nüüd aasta tagasi seda uut filmi tegi, siis inimesed mõtlevad samamoodi. Loomulikult on ühiskond täiesti totaalselt muutunud, aga elu mõtet, armastust ja kõike seda, mida me igapäevaselt kogeme, otsime, seda teevad ju ka meie põhjanaabrid iga päev. Nii et tegelikult väga aktuaalne film
ja Jörn Donnerist võib-olla veel nii palju, et täna on võimalik näha veel tema ühte filmi, mis ta tegi 70. aastatel, see kannab pealkirja Naiste portreed ja see linastub siis täna kinomajas Soome kultusfilmide maratoni raames, mida hakati eile näitama ja kes veel mõtleb täna, et mida põnevat vaatama minna sellist, mida võib-olla enam mitte kunagi ei näidata, siis minu soe soovitus on sättida ennast kinomaja poole, kus näeb veel kuni homme õhtuni järjest jutti kõige paremaid Soome filme, mida te arvatavasti näinud ei ole. Ja Jörn Donnerit, kes tahab veel oma silmaga näha, on võimalik näha ka täna veel kinos Artises, kus siis näidataksegi tema dokumentaalfilmi Neetud 2. Ja minu tänane kolmas päevasoovitus läheb filmile, mida ma võin küll julgelt kõikidele soovitada, kes peavad lugu filmist, filmiklassikast ja tselluloidlindist. See film on suurepärane austusavaldus 35 mm filmilindile. Et kindlasti tänapäeva noored ja lapsed, kes kinos käivad, võivad olla hämmingus, et kunagi ammu näidati filme sellistelt hiigelsuurtelt filmirullidelt. See oleks päris hea õppetund neile, kui nad seda filmi vaatavad, et kuidas nende emad, isad, vanemad, vanaisad kinos käisid, kuidas olid nende filmi vaatamisharjumused ja kuivõrd suur erinevus on tänapäeva kinos käimise vahel ja kunagiste kinos käimiste vahel. Film ise on kokku pandud enam kui 1000 filmist ja põhimõtteliselt kokku monteeritud mõttega, et näidata läbi nende filmikatkendite emotsioonide, kuidas film on mõjutanud meid kõiki. Et selles filmis me näeme tõesti praktiliselt kõiki filmi žanreid, alates tummfilmist, õudusfilmist, gangsterfilmidest. See on väga hea selline mälugümnastiline film, et kes tahab näiteks teha filmi viktoriini, siis minge vaatama seda filmi, võtke kätte pastakad ja paber ja pange kirja kõik need filmistseenid, mis te näete ja mis te teate, et mis filmidest on ja pärast saate võrrelda, et need filmi nimed on ka internetis muidugi kusagil olemas, aga täitsa põnev oleks teada, et kes siis kõige rohkem filme ära arvab. Et jah, et filmitegija Paul Anton Smith, kes ise ka täna kohal on ise kirja pannud, et seal on 1000 filmiseeni. Kui mina seda filmi vaatasin, siis piinlikkusega pean ütlema, et ma teadsin sealt ainult väheseid, kuigi ma olen palju filme näinud. Aga ma usun, et inimesed, kes on filme palju vaadanud, loevad seal ikka mitusada filmi täis. Need olid siis tänased filmisoovitused minu poolt. Nagu ma ütlesin, festivalini on veel jäänud 9 päeva, et võtke veel viimast ja käige kinos. Aitäh!